Ja tere, mis kell on? Kell on 10. Tere hommikust. Mul on kellaajad sassis. Tere hommikust minu poolt ka. Mina olen Henrik Roonemaa, ma olen tehnoloogia ajakirjanik, portaali geenius.ee looja. Ja me räägime täna oma paneeliga pisut üle tunni aja sellest, mis hakkab juhtuma. Ja miks meile tundub, et väga paljud inimesed kardavad seda, mis hakkab juhtuma. Ja kas peab kartma ja mida peab kartma ja alati, kui midagi karta, siis igale tegevusele on võimalik leida vastutegevus, igale mõjule vastumõju. Et kui me jõuame järeldusele, et tõesti midagi hakkab minema halvemaks, et mida siis teha. Et me katsume, tänapäeval on väga moes praktilist nõu anda igal pool inimestele, et inimesed hindavad seda, et me proovime ka anda siis praktilisi nippe. Aga ma kutsun oma paneeli lavale ja siis me saame tutvustada neid. Nii et palun, härrad. Nagu tehnoloogia maailmas tavaliselt, meil on ikkagi härrad ainult. See on õudne probleem. Ma mõtlen seda täitsa tõsiselt, me geeniuses ka kogu aeg näeme vaeva. Et püüdes olla mitte seksistlikud tuleb kogu aeg välja, et need koosolekud, see on nagu Uberis, et mitte seksismi teemalised koosolekud lähevad väga seksistlikuks. No kas tõesti mõnda naist ei saa siis või? Et juba otsitakse inimesi ainult selle pärast, et tal oleks õige sugu. Aga hea küll, see oli kõrvalepõige. Meil on paneel ja paneelis on 4 inimest ja ma hakkaks neid järjest tutvustama. Tegelikult ma arvan, et valdavale enamusele küll ükski nendest inimestest siin lähemat tutvustamist ei vaja, aga kuna nagu Margus ütles, meil on miljoneid televaatajaid ka täna, et siis me igaks juhuks teeme sellised, öelge lihtsalt 2 sõna, öelge oma nimi ja 2 sõna, et kes te olete. Ja hakkame Margusest peale. Jah, minu nimi on Margus Vaino, ma olen Santa Monica Networks Eesti juht. Ivo Suursoo, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooniliidu president ja ettevõtluses ka siis ettevõtete Columbus ja Max 123 juhina. Mina olen Tiit Tammiste, nüüd juba üle aasta liikunud telekomi maastikult meediamaastikule Levira tegevjuht. Mina Ville Ehe, insener ja disainiteemadega tegelenud ja endine meediaettevõtja, nüüd olen lihtsalt ettevõtja ja investor erinevatest ettevõtmistes, põhiliselt tegelen inimese tehnoloogiaga hetkel rohkem. Kui me seda paneeli ettevalimist me arutasime, et millest me võiksime rääkida täna inimestele või mis on see, mis meil kellelgi südamel on, siis selle tunniajase koosoleku lõpuks kuidagi minu jaoks joonistus väga selgelt välja, et meie jutuajamised keerlesid ümber erinevate nagu müütide või siis hirmude selle osas, et mida tulevik toob. Ja seda väga laias mõttes, et võime väga kitsalt öelda, et kas inimesed istuvad liiga palju nutitelefonides ja loevad liiga vähe raamatuid ja seetõttu jäävad lolliks ja seetõttu teevad hiljem lolle otsuseid ja seetõttu ühiskondadel läheb väga halvasti hiljem. Kuni väga laialt nagu välja, et kas, kui Elon Muski mõtteid tsiteerida, et kas inimestel kui sellistel üldse mõtet on. Ma tahtsin täna hommikut alustada ühe oma reisimeenutusega. Te seda ei tea, aga mul oli maikuus selline huvitav reis mai teises pooles. Ma kirjutasin sellest oma Facebookis ka, võib-olla siit mõni inimene on lugenud, siis tuleb tuttav ette. Et ma sattusin väga põnevasse kohta, see oli selline startupi maailmast tulnud survivalistide laager. Nad elavad metsas, mitte Eestis. See on väga rahvusvaheline oli, päris suur hulk inimesi elavad metsas, onnides ja nende mõte on see, et nad on näinud väga lähedalt seda, kui palju tehnoloogia maailma inimesi ja ühiskonda muudab. Ja seetõttu nad on ülipessimistlikud. Nii nagu Elon Musk ütles siin mõned päevad tagasi, et AI käivitab 3. maailmasõja, et siis nemad arvavad ka, et 3. maailmasõda kahtlemata tuleb, see on põhjustatud tehnoloogiast ja tegelikult, et see robotiseerumine ja kõik see, et arvuti võtab meie töökohad ära, et see loob sellise Mad Maxi maailma sisuliselt, kus inimesed peavad küünte ja hammastega võitlema selle eest, et ellu jääda, et hakkavad toimuma rüüsteretked ja suured sõjad. Ja seetõttu nad on siis kogunenud metsa sisuliselt Kaitseliidu moodi laagrisse harjutama, lasevad püssi, tapavad oravaid, eks ole, grillivad neid ja nii ongi. Et ma sattusin sinna nagu ajakirjanikuna külla. Väga huvitav oli see, et kuidas nad on nagu tehnoloogia kaasa võtnud sellesse, mida nad teevad, kuni absurdsusteni välja. Ja näiteks, et kui kõike on võimalik kvantifitseerida, ma ei tea, kas kellegi on pulsimonitor käe peal siin või kuskil? Ei ole. Paljudel inimestel on. Jah, Tiidul on, jah? Ei ole. Et kuni selleni välja, et kuidas me siis tagame ühiskonna korda, et sellistes oludes, eks ole, et kus tehnoloogia on kõikvõimas ja kuidas me tagame, et inimesed oleks võrdsed, et kui me lammutame selle demokraatliku süsteemi täiesti ära,
ja me võtame tehnoloogia nagu esimesest hetkest kaasa, et mida me saaksime teha, kuidas me valitseksime näiteks riike või ühiskondi ja siis olid sellised naljakad asjad, et näiteks et iga laagris olija tohtis päevas teha 100 000 südamelööki. Ja kui 100 000 oli täis, magama, kõik, lähed minema. Ja see mõte on selles, et keegi ei rahmeldaks üle. Et ei ole nii, et üks vend, eks ole, lõhub päeva otsa puid, pulss on kõrgel, teised istuvad ja targutavad, et nii nagu ühiskonnas on laiemalt. Ja kõiksugu sellised asjad, et igaüks, ja see pulsimonitor mõõtis ka näiteks, et palju keegi rääkis. Ja igaüks pidi, mitte nüüd, et tohtis, vaid pidi rääkima 2 tundi päevas. Ja jällegi see on selline tehnoloogiline nagu abivahend selleks, et inimesed saaksid oma mõtted välja öelda, aga keegi jääks lobisema. Minu poole on pöördunud mitu ajakirjandusväljaannet, et ma sellest põnevast laagrist kirjutaks ja ma olen kõigile ei öelnud. Mis teie arvate sellisest laagrist? Ma tahtsin küsida paneeli käest. Mis te arvate üldse sellisest mõtteviisist ja sellisest elust? Ma ei tea, ma võin alustada, et ma liituks kohe selle laagriga sellel hetkel, kui ma teaks, et on loodud siis kuskil robotarmee. Robotarmee iseenesest ei ole mingi probleem, ma arvan, aga kui selle robotarmee robotitesse on programmeeritud ellujäämisinstinkt, see tähendab seda, et ka nende väljalülitamine on rünnak nende vastu, mis tähendab seda, et käivitub ellujäämisinstinkt. Kui ma teaks, et selline armee on loodud, siis ma tuleks sinna laagrisse kaasa. Ville, kuidas sulle tundub ühiskonna, inimeste valitsemise alusena see, et sa tohid teha 100 000 südamelööki päevas ja siis lähed magama? No mul meenub siin niisugune orwellik maailm, et ma hoiaks sellest küll väga kaugele. Et ma usun, et siin saalis see oleks niisugune lahe, fun meelelahutus. Seal võib-olla olla mingi nädalaks, et vaadata, missugused impulsid sul sees tekivad ja mis selle vastu on ja mis selle poolt on, aga iseenesest see on ju ikkagi põgenemine. Et läbi aegade on ju seda eskapismi viljeletud erinevatel ajastutel, erinevatel viisidel, eks, ja nüüd on lihtsalt see, et sul on see pulsikell ja mingid uued väiksed lahendused, ikkagi see põgenemine. Et lihtne võib-olla näide on see, et kui keegi viitsiks arvutada, et kui suur hulk tänasest inimkonnast saaks nii teha. Ma mõtlen ka seda et kõik olime maale ja lähme linnadest ära. Siis tegelikult lihtne matemaatika näitab seda, et seda saab teha ainult mingi väike tühine protsent inimkonnast, sest ülejäänud lihtsalt ei mahu ära. Ehk linnastumine, inimeste koondumine ja nende probleemide lahendamine, eks ju, mis sellega seoses tekivad, ongi normaalne tänapäevane reaalne situatsioon ja selle eest põgeneda minu arust ei tasu, et see on puhas enesepettus. Ehk ma ütleks, et sellised laagrid on mõnes mõttes enesepettuse laagrid. Teiselt poolt, kui vaadata inimeste teadlikkust, siis kui see mõne inimese, kes siin linnas magab, nagu üles äratab, et paneb ta, ütleme, süksi tava mõttes lihtsaid asju uuesti ära õppima, kuidas hakkama saada. Näiteks see, et kuidas telgiga üldse väljaspool linna ööbida. Minu arust seda võiks tõesti iga inimene osata. Ma soovitan seda kõigil oma lastega teha, et see traditsioon ikka edasi anda, et kogu aeg ei pea olema dušš, eks ju, 10 meetri kaugusel ja kuum vesi. Et seda küll, aga sellised absurdsused. Mul on sõber, kelle pulss on 30 lööki minutis. Et mis ta siis teeb? Et ta peaks nagu 2 korda rohkem magama kui teised seal laagris. Et see on ju ebanormaalne. Inimesed on ju erinevad. Jah, ma avaldan siis teile ka saladus, et tõesti väga mitmed nii Eesti kui ka ingliskeelsed väljaanded pöördusid mu poole, et ma sellisest uskumatust laagrist kirjutaksin neile. Kindlasti kirjuta. Ja ma pidin ütlema ei. Aga ma pidin ütlema ei, teate miks või? Sellist laagrit ei olnud. Ma istusin lihtsalt, sorisin oma fotoarhiivis, panin üles suvalisi pilte Facebooki ja kirjutasin midagi, mis mulle endale tundus täiesti hullumeelne. Lihtsalt selleks, et vaadata, et mis saab. Jumal tänatud, et sa nii... Jumal tänatud, et sa nii ütlesid. Ma just mõtlesin selle peale, et minu jaoks ei ole ohumärk, kui selline laager tekiks. Sest see tähendab seda, et need samad startupi inimesed, kes praegu tulevad ja võtavad vana maailma ärimudelid, võtavad pulkadeks ja ehitavad kogu selle ärimaailma tehnoloogia abil uuesti üles. Ja kui nemad ise selle vastutuse eest siis põgeneksid, siis see oleks küll päris õudne. Kusjuures, Henrik, ma arvan, sa eksid. Kindlasti on niisugune laager olemas, sa leidnud üles lihtsalt. Ja tegelikult need survivalistide laagrid on, jah. Ma inspiratsiooni ikkagi sain päris elust, aga ma ei tea, kas selle elu päris nii hull on. Aga ma võin öelda, et sinu Facebooki ümber peeti kihlvedusid, et kas see oli või ei olnud. Ja valdav oli see, et sa kirjutad romaani. Jumal tänatud. Aga ma jutustasin selle loo siin sissejuhatuseks sellepärast, et mulle tundub, et
see sobib või see haakub väga paljude nende teemadega, mida me tahame siin täna rääkida, eks ole, et mis saab maailmast, mida saab uskuda ja keda saab uskuda ja mida mitte ja kui lihtne on siis nagu luua mingisugust pettekujutelu nii olevikust kui tulevikust. Nagu hakkame peale, ma juba start-upereid mainisin. Mis te arvate? Kas ma viskan selliseid võib-olla väiteid siia nagu püsti ja üks minu väide on see, mis te arvate, kas see võib olla tõene, et igas sellises suuremas valdkonnas võiks põhimõtteliselt maailmas olla ainult üks firma, sest tehnoloogia võimaldab seda. Meil võiks olla maailmas üks taksofirma, meil võiks olla üks videolaenutus, on ju, meil võiks olla üks sotsiaalvõrgustik, mida sisuliselt juba ongi, üks toidupood, üks riidepood, aga need võib üldse kokku panna, nimetame Amazoniks. Enamusi firmasid ei ole vaja nähtavas tulevikus. Mis te arvate? See oli üks eksperiment, mis nõukogude liiduks, et see oli umbes samamoodi. Tuli plaanikomitee, kes otsustas, kui palju kingi me toodame ja nii edasi, et see eksperiment lõppes ära. Võib-olla see on natuke liialt vara ja tehnoloogia polnud valmis, sest kõik siis järjekordades. Aga ma ei tea, ma kardan, et vist inimloomus ei pea vastu sellele. Sina ei usu seda, Margus? Ma ei usu seda. Mina ka väga seda ei usu. Ma ei usu monopolidesse ja tegelikult see, mida me näeme, et need suured ettevõtted, kes hästi suures kasvavad, nad kaotavad tegelikult oma klientidega, oma lõppkasutajatega kaotavad kontakti ära. Mida suuremad nad on, seda kaugemal on nende kliendid ja seda rahulolematuks muutuvad nende kliendid, sest neid ei teenindata korralikult ja see kindlasti kuskilt otsast lõhub nad ära. Aga see on ju selline valdav, ma ei tea, kas hirm või kindlasti nagu valdav väide, eks ole, ja see, mida need Silicon Valley, see tööstus kogu aeg kultiveerib enda kohta, see müüt, mida nad enda kohta loovad, et software is eating the world, on ju, vaata oma ärivaldkonda, me lendame sinna kohe sisse, järgi jäävad ainult rusud, on ju, te teete kõike valesti, meie tuleme, poisid teevad kõik korda, paneme arvuti jooksma ja kõik muutub tundnud siin, et sind ei ole enam vaja, see on valdav. Siin on üks trigger juures, et ma arvan, et see, mida me oleme näinud, et nii kaua kui oli traditsiooniline majandus, siis traditsiooniline majandus konsolideerus. Nüüd on siis nii-öelda nagu andmemajandus konsolideerub, aga teistmoodi. Selle võti on see, et iga uus mudel tekitab võimaluse järgmise mudeli tekkeks. Et ma arvan, et me täna ei tea, mis tuleb peale Uberit. Et midagi tuleb. Et see on nagu niisugune ise genereeruv, et nagu Tiit mainis, et kuskil on mingi kliendi vajadus, mis on rahuldamata ja selle pealt tuleb juba järgmine mudel, et ta on nagu sibul. Et see ei saa seisma jääda. Ma ka seda su küsimust, ma ei karda, et suured ettevõtted, see oleks ju halb, kui oleks, eks ju, ainult üks ettevõte. See oleks väga halb, jah. Sest konkurents teatavasti tekitab selle valikuvabaduse, see hoiab kvaliteeti üleval nii edasi. Ja kui me vaatame ajalugu, siis tegelikult seda ei ole juhtunud, et õnneks loodusseadused toimivad nii nagu ongi ennustatud, toimivad ka äris ja tehnoloogias. Et siin samamoodi suurematel tekib aina rohkem probleeme sellega, et nad vajavad eraldi energia kulutamist, fookuse kulutamist, et oma süsteemi üleval hoida ja ühel hetkel see hakkab mõranema, eks ju, ja suured lagunevad, nendest tekivad uued, et see on nagu selline metsatulekahju efekt, eks ju, looduses, kes elab metsa kõrval, temal tundub see katastroof, eks ju, võib-olla mõned majad, eks ju, ja pered ka hukkuvad, aga seda on läbi aegade kogu aeg olnud, kui me jätame ka inimtegevuse kõrval. Et metsad on aegad täiesti maha põlend ja see annab võimaluse, eks ju, uuesti ilma nende haigusteta uuel ja noorel metsal kasvada, et õnneks see toimub päris samamoodi. Ja seda me näeme kogu aeg ja see startupi maailma nii-öelda uute tehnoloogiate abil infoliikumise kiiruse kasv, eks ju, on seda ju ainult kiirendanud, kui me vaatame näiteks olukorda 50 aastat tagasi ja täna, siis 50 aastat tagasi, kui me istuks siin laval, tunduks see suurte firmade, eks ju, maailma võimu ülevõtmise oht palju reaalsem kui täna. Eks täna me näeme, kuidas isegi kui suured firmad ettevõtted ära ostavad, startup ettevõtted, kuidas osad jäävad sinna, aga osad inimesed ei suuda sellesse kultuuri sulanduda ja lähevad teevad sellest samast firmast tänu selle ülevõtmisele tekib nagu mitu tükki uut juurde. Et see protsess täiesti toimub. Tiit? Ma pigem ei kardaks seda, et kas on üks või kas on 3 firmat, et a la Google, Microsoft ja Facebook. Ma pigem kardaks nende firmade liidreid, juhte, omanikke, kui sinna satub mingi kiksuga inimene. Sellepärast, et me kõik oleme näinud James Bondi
filme ja reeglina need maailmavallutused ei ole mitte sellepärast, et seal on suur ja võimas firma, vaid see maailmavallutused, plaanid on tekkinud sellest, et seal on kiksuga inimene, kellel on ambitsioon kogu maailm üle võtta. Aga need inimesed, kes täna neid firmasid juhivad, seal ei ole ühtegi normaalset tüüpi, need on kõik kiksuga ju. Ja siis mõtlesin, et Elon Musk tuleb välja ja ütleb, et ma ärkasin hommikul üles ja mõtlesin, et ma hakkaks nüüd tunneleid rajama, et maa peal ei ole igav sõita autodega ja on ummikud, et nüüd teeme tunnelid. Ja siis kõik ütlevad, et jah, et mine puhka välja või maga välja. Järgmine asi, mida me näeme, ongi tunneli mingi kaevaja kuskil ja nad juba kaevavad reaalselt. No selle koha peal on kiksul ja kiksul vahe, et kas mu kiiks on see, et ma tahan kõik inimesed panna maailmas enda moodi toimima ja endale alluma, või ma tahangi seda, et see tehnoloogia, mille ma välja mõtlen, et see paneks maailma teistmoodi pöörlema. See on see vahe. See ambitsioon ja see eesmärk, mille nimel seda tehakse. Ivo? Sellega ma olen nõus küll, et juhtide olemus on muutunud, et tõesti, et need juhid mõjutavad, et ma olen ise mõelnud selle peale, et kui siin mis ta oli siis mingi 90-ndatel, kui Jim Collins kirjutas oma raamatu From Good to Great ja tegi mingi 10 000 ettevõtte analüüsi juhtide kohta ja jõudis järeldusel, et head juhid ei ole sellised karismaatilised sädelejad, kes ettevõtte 2-3 aastaga üles punnitavad ja siis kaovad, et siis need ettevõtted ka kaovad. Täna on pilt muutunud tõesti, et täna nagu niisugune tugev juht on ideekandja, ehk siis ta võib olla nagu väga halb isiksus, aga kui tal on väga tugev idee, siis seda jälgitakse, et see natukene nagu toetab seda hirmu, et hullud juhid võivad nagu vindi üle keerata. Aga tehnoloogia on ju globaalne, et kas sina, Ivo, siis näiteks ei karda, et Eesti majandusele selline globaliseerumine on halb? Meil on, mitte meil, vaid Euroopas on väga palju poliitilisi jõude, kes saavad väga palju hääli täpselt sellele hirmule oma kompaaniaid tehes. Ja muidugi, et ma arvan, et selline traditsiooniline mõtlemine ongi see, et me müüme Eesti maa ära, me müüme Eesti ettevõtted ära, et kokkuvõttes ju see, kellel kulub omand ei ole tähtis, vaid see, kellele laekuvad maksurahad. Et ma arvan, et selles suunas me peame mõtlema. Aga mina vaataks seda teisest vaatevinklist, see on Eestile oma võimalus. Sest kui me läheme tehnoloogia abil globaalseks, siis ka võimalik olla. Margus? Ma oleks tahtnud seda sama öelda, et tegelikult tehnoloogia lõhub kõik suured süsteemid väikeseks. Kui me võtame samamoodi see 50 või 70 aastat tagasi, kõik ettevõtted suured, siis tehnoloogia abil on need ettevõtted muutunud kõik väiksemateks ja praegust on väga lihtne minna globaalsele turule. Ettevõtte asutamine, äriidee realiseerimine, see on kõige odavam ajahetk praegust, millal teha firmat. Nii et selles suhtes ma arvan, et see on võimalus ja vaatame Eestiski, meil on ju väga häid näited. Minu meelest Taxify, kes tegelikult ikkagi välismeediast lööb lained, et kuna nad on ikkagi Uberi väljakutsuja ja nende ärimudeli lõhkuja. Nii et see võimalus on meil kõigil olemas ja see on tegelikult pigem meil soodne. Mis on, Ville, sa tõid väga kenasti selle loodusseaduse siia mängu, eks ole, kõik loodu muutub igavikuliseks, et tuleb uus midagi asemele. Mis on täna nende suurte megakorpide nõrgad kohad? Ma vaatame kas või majandustulemusi, vaatame seda, kuidas neil kasutajate hulk suureneb. Facebook, Amazon, Apple, Google, nad tunduvad täiesti võitmatud tänasel hetkel. No kuskilt ei paista, et seal midagi murenema hakkaks. Mul tuleb meelde, kunagi mul oli kinnisvaraelu, mingi üle 10 aasta. Ja siis ma käisin Londonis ühes King's Churchi nimelises firmas praktikal mingi nädal või 2. Ja siis mulle räägiti seal esimesel päeval kohe lugu sellest, et see ettevõte on 360 aastat vana ja kuidas see on perelt siis nagu isalt pojale edasi antud kogu selle aja, eks, ja kuidas see ühinemine ja kõik see oli. Ja see tundus nagu väga tõsi sel hetkel. Siis, kui ma vaatasin seda üliõpilasena. Kui ma nüüd vaatan, siis täna, eks ju sellest ajast on möödas 20 aastat umbes ja täna see enam ei ole nii. Kui me vaatame tänases vaates, siis meile võib tunduda, inimese elu on lühike, eks ju, me tegelikult ei suuda omata pikemat perspektiivi, nii ükskõik kui palju me tahame. Täna meil võib tõesti tunduda nii, aga kui me suudaks aega kerida näiteks 150-200 aastat edasi ja vaataks tagasi tänasse päeva, siis ma arvan, et me avastaks täpselt sama asja. Et ma ei taha nüüd mingid suurtele ettevõtetele kadu ennustada, aga kindlasti see nii ei jää. Me oleme ju näinud
nende, ma ei tea, Yahoo'de ja igasuguste 2000 aasta selle mulli ümber tekkinud suurte siis ettevõtete, eks ju, hävingut, mis tegelikult muutusid. Osad jäid, see on alati nii, paremad jäävad, nad muutuvad ja selgelt ma võin kihla vedada, et 10 aasta pärast ei ole Facebook number 1 sotsiaalmeedia. Et kindlasti on tulnud uued, kas see lahustub erinevate vahel, on tulnud üks suur staar või on see 3-4 vahel jagunenud, seda on raske ennustada, aga kindlasti see jää nii. Meil olenemata sellest, et meile praegu võib see nii tunduda. No tänane, ma mäletan, ma kunagi käisin Pariisis tehnoloogiamuuseumis ja võib-olla teist on ka keegi seal käinud, aga see oli väga kõnekas visiit, sellepärast, et see põhimõtteliselt kogu ekspositsioon lõppes ära kuskil 80ndate keskpaiga seisuga. Mingisugused, ma ei tea, mis need masinad olid, mingisugused teleksid või faksieellased, need veel olid, sest need olid Prantsusmaal tehtud. Ja need olid ka sellised võidunud plastmassist seal kuskil ja pärast seda ei tulnud ühtegi asja. Mitte midagi. Aurumasinatest ja kuskilt hakkas peale ja siis mulle tundus, et kui ma läheks Ameerikas samasugusesse muuseumisse täna, eks ole, et siis nemad alustaksid sealt. Et see tundub olevat nagu selline 100-aastane tsükkel põhimõtteliselt, kus teatud osale maailmast on tõmmatud põhimõtteliselt joon ette, on ju, et meie enam sellest ajast rolli ei mängi, et kogu see business käib praegu Ameerikas ja ükskõik, kuidas me neid majandusmudeleid vaatame, et lõpuks jõuab see raha ikka sinna. Ja me näeme neid astronoomilisi käibeid ja kasumeid, mis nad seal teevad. Kas teile ei tundu, et see on nagu väga selgelt ühe riigi selline võim internetis, kogu internet on rajatud sellele ühe riigile ja see võib vabalt veel mingi 100 või 200 aastat kesta? Ma arvan, et see ei ole ühe riigi võim, see on ühe keele võim. Ja see on see, kus tegelikult kultuurid lahustuvad ja muutuvad ühesuguseks. Minu jaoks hea näide on Twitter. Mina ei ole Twitteris sellepärast, et ma ei saa aru, mida inimesed seal räägivad. Nad räägivad mingit lühenditest koosnevat vigast inglise keelt, millel minu jaoks ei ole üldse tähendust. Aga see tähendab seda, et nad kõik räägivad ühtemoodi seda. Ja need sellised kultuurilised erinevused hakkavad lahustuma. See on ilmselt probleem. Aga see 100-aastane tsükkel, see on tõsi küll. Ta on vist nõksukene pikem kui 100-aastane. Ehk eelmine tsükkel algas siis, kui loodi auromasin ja raudtee. Ja mina mäletan ajalooõpikutest seda, et siis oli masinalõhkujate ordu. Mina näen täna tegelikult seda sama masinalõhkujate ordut juba IT-maailmas ka, kus tegelikult asjade internet, millega meie tegeleme, paljud kohad, kus me käime uusi lahendusi panemas, me näeme seda sihukest vastutöötamist kuni sinna maani, et mingisugused mehhanismid ja masinad kaovad ära, lähevad ootamatult katki, et see masinalõhkujate aeg on tagasi. Aga mis me teeme Euroopas järgmised 100 aastat? Kas meie ainuke võimalus põhimõtteliselt on istuda siin ja teha startup'e ja loota, et ameeriklased investeerivad oma raha siia, sest muud raha ei ole? Ma ütleks selle Ameerika kohta nii, et me peame jälle vaatama ajalugu, et tegelikult on inimene hästi inertne ja psühholoogid on seda palju uurinud, selle kohta on palju kirjutatud ja see on ka iseenesest mõistetav, et kui me vaatame ajalugu, siis Ameerika tekkis sisserändajate baasil. Eks isegi nende kehakeel, nende see sage naeratamine on ju sellest tulenev. Viimased uuringud tulid just siin paar nädalat tagasi välja. Ehk see tuleb sellest, et nad pidid selles uues kohas, kus neil oli kompsudega ainult mingi minimaalne vara kaasas ennast tõestama. Selle baasilt siiamaani on see selline algatuslik ja energiline inerts seal maas töötav, pluss tekkis liberaalne majandusruum. Ehk need kaks asja koos, millel muidugi lõid need samad sisserändajad, ehk need kaks asja koos siiamaani see süsteem toimib. Ehk sellel asjal lihtsalt ongi pikk inerts. Loota, et Euroopas kultuuriliselt see lihtsalt nii tekib ja me saame seda kopeerida, see ei ole võimalik. Et see võib tekkida kuskil mujal, aga mitte siin. Et meil ei ole mõtet loota täpselt sellist nagu algatusvõimet ja entusiasmi, mis on kultuuriliselt sealt põlvkonnast põlvkonnale edasi antud. Eks mida me võime teha ja peakski tegema on see, et vaatama, kuidas meil selle liberaalse majandusruumiga siin on. Sest kui me ka selles oleme konservatiivsemad, siis meil on juba 2 põhiargumenti, mis töötavad tegelikult meie vastu. See, millega me tegelikult tegeleme Euroopas, seda liberaalset majandusruumi ja erinevaid kultuure, me püüame neid kokku reguleerida. Kui mina võrdlen seda tarkvara maailmaga, siis Euroopa Liit on endiselt selles vanas waterfall süsteemis ja püüab kõik enne välja mõelda, kui üldse see startida. Et minu meelest viimane aeg oleks Euroopa Liidul ka agiilsed meetodid kasutusele võtta.
ma viskan korra jutu teise teemasse või teise vaatenurgalt vaataksin. Et see 100-aastane tsükkel on küll pikk ja inimestele meeldib mõelda lineaarselt, et noh, me samamoodi läheme edasi. Aga ma arvan, et tegelikult just sama tehnoloogia on toonud sellise olukorraga kaasa, et see areng toimub eksponentsiaalselt. Ehk et me ei hooma, mida toob üks või teine muudatus kaasa. Kas me oleksime mõelnud näiteks, et iPhone, mis tuli välja 10 aastat tagasi, toob kaasa terve rida muudatusi. Kõik need quantified selfie'd ja kogu see tarkus, mis sealt sees tuleb välja. Lugesin uuringut, et kui võtta tänane iPhone ja arvestada see 10 aastat tagasi ja panna kõik need seadmed kokku, mis iPhone'is on, skänner, faks, telefon, kõik, see oli omal ajal väärt umbes $1 miljon. Täna on meil kõik see kaasas ja selle omahind tegelikult tõenäoliselt on kuskil mingi paarisaja euro juurde. Okei, et Apple müüb teda kallimalt, see on teine asi. Aga ikkagi tahtsin korra viia sinna, et tegelikult need muudatused toimuvad väga kiiresti. Me tahame mõelda analoogmaailmas lineaarselt ja meil on väga raske aru saada, mis me ümber toimub. Ja see võib-olla viskabki jälle sinna tagasi, et see tekitab meis seda hirmu, millest me alustasime. Ivo? Ma olen nagu nõus sellega, et tegelikult see 100-aastane tsükkel on selgelt lühenenud. Et kui me võtame selle sama USA turu ja kui me võtame top 10 ettevõtted kapitaliseerituse poolest siis USA börsil, siis nagu oma ettekandes põgusalt peatun ka sellele, aga tegelikult esimesed 5 on nagu totaalselt muutunud. Et kui me vaatame aastasse 2000, siis see oli infrastruktuuri ettevõtete mängumaa, et ExxonMobil ja Shell ja et täna seal ongi need põhimõtteliselt need siis nagu tarkvaraettevõtted, kellel on otse pääs kliendile, et me räägimegi nagu Facebookist, Google'ist, Amazonist ja nii edasi. Et see mudel on nii palju muutunud, et sul ei ole vaja füüsilist seadet selleks, et saada maailma suurimaks ettevõtteks. Nüüd, et see loob selgelt võimaluse. Ja nüüd, kui mõelda selle peale, et kas siis selle juures siis on nüüd see probleem, et me kultuurid lahustavad, mis absoluutselt juhtub, siis tegelikult siia appi tuleb ju kohe kogu see kõnetehnoloogia, et ühel hetkel ei ole tingimata vaja ingliskeelseks kirjutamiseks kirjutada inglise keeles, et tegelikult täna juba ei ole vaja. Aga et see läheb lihtsalt nii palju intuitiivsemaks, et ma võin rahulikult hispaania keeles kirjutada. See käib teie jutule vastu? See on huvitav väide, et ajalugu on tõestanud ka vastupidist. Et tegelikult ju, me jõuame varem või hiljem sinna, et kõik sõltub inimestest. Et kui me räägime tehnoloogia arenemisest, siis see on ikkagi üks vahend, mis meil on lisaks võtta täna, mida võib-olla eile ei olnud. Aga kõik lahendused, me räägime täna hirmudest, eks ju, kõik lahendused nende hirmude vastu ei tule mitte tehnoloogiast. Ei tule, need on kõik võimalused, mida me kasutame või ei kasuta. Aga küsimus on see, kes seda teeb ja kuidas. Ehk mina ei karda näiteks tulevikku. Mul ei ole tuleviku hirme. Miks? Sellepärast, et ma tean, et kui inimene muutub, ehk meie kõik ennast muudame, siis me saame selle maailmaga teha ükskõik mida. Ja kui me ei muutu, siis me läheme nende inertsidega kuhu iganes, aga siis ei ole niikuinii mingit lootust. Ehk tegelikult inimeses on see kõik kinni, mitte tehnoloogias. Meie valime, mida me ütleme Delfi kommentaaris. Meie valime, millist tehnoloogiat me kasutame, mida me sellega teeme. See tippjuht, suure firma tippjuht valib, mida ta teeb selle monopolina käitunud, kogutud kasumiga. Kas ta, eks ju, annetab selle, jagab selle, teeb selle baasil nagu uusi ettevõtteid, teeb oma teenust paremaks, eks ju, või eks ju, kogub seda ja jagab selle lihtsalt aktsionäridele või kindlustab oma monopoli, ehk ostab ära kõik need ettevõtted, kes tema turgu ohustab ja paneb nad riiulile, ehk tegelikult suretab nad sellega välja. Me näeme seda, et suurtel on palju raha panna innovatsiooni ja nad panevad seda. Aga üks asi, mida neil ei ole nälga, nad on sattunud mugavustsooni, nad on oma mõtetes kinni jooksnud, reeglina need suured korbid on iseenda funktsioneerimisse kinni jooksnud ja kõrval on tegelikult on startupid, kõrval on tegelikult inimesed või väiksemad ettevõtted, kes näevad tegelikult seda, et seal on võimalus. Ja nendel on nälg sealt kasvatada oma äri, kas siis oma enda kokkuhoitud rahaga või kellegi kolmanda kapitaliga. Ja see tekitab uuesti konkurentsi ja see on nagu lõputu tsükkel. Tiit oli endine Telia Eesti tehnoloogia juht. See on päris suur firma. Aga kui me publik haaras juba
publik haaras juba tegelikult meil siin sõnasabast kinni ja küsib, et te olete, ma ei tea, võib-olla peeti mind ka silmas, et vanemate ja kogemustega inimestena. Mida te soovitate noortele täna, mis suunas ennast harida ja kuhu valdkonda sukelduda? Inseneriharidust, kindlasti inseneriharidust. Siin laval on ka mõni mitte-insener või, peale minu. No Margus, ma pean sinu käest küsima, insenerid ütlevad, et Eestis peaks täpsustama, et ma olen kohanud seda, et umbes tipistuvad insenerid, aga nagu Tartust ei tule, see ei ole nii, eks. Keemiainsener on ka insener, eks me lepime sellest kokku. Ehk tegelikult biotehnoloogia, bioloogiat õppiv, see tegelikult on ka juba, kui ta hästi hakkama saab, siis ta tegelikult on, võiks öelda ka, et insener. Ehk selles mõttes nagu Ameerikas on see inseneri mõiste palju laiem kui Eestis, et Eestis ma tihti kohtan seda, et kui sa tehnoloogia insener ei ole, siis nagu isegi ehitusinseneri peate insenerideks tihti. Ehk see on palju laiem mõiste. Aga insenerteadused on tõesti, ütleme, noored, kes õpivad, mis on inseneri tavalise inimese vahe ühe lausega. Insener ei jää rahule sellega, et ta võtab mingi töötava asja. Insener oma valdkonnas tahab vaadata sinna taha, miks see nii toimub. Ehk tal tekib küsimus, miks tal tekib selline teatud rahulolematus selles suhtes, et ta tahab aru saada, miks maailmas asjad nii toimuvad. Ja võt sellist lähenemist peaks kindlasti õppima. Ja seda inseneralad õpetavad noortele väga palju. Ehk sa vaatad asjade taha, miks asjad nii toimuvad, siis sul tekib laiem pilt ja siis sa saad hakata ise seda kunagi inspiratsioonist tulenevalt nagu mõjutama. Ja sa suudad välja mõelda ka seda, et kuidas asju teistmoodi teha. Ma toon näite ühest Euroopa telkofirmast, see ei ole Teliaga kuskilt otsast seotud, kus ühte suurt võrguanalüüsi süsteemi üritati looma hakata. Vaieldi selle üle, kas see süsteem maksab 12 miljonit eurot või 15 miljonit eurot, vaieldi selle üle, et kas valmis saab ta 3 aasta pärast või 4 aasta pärast ja vaieldi selle üle, et kas need päringud, mida sinna saadetakse, kas nende käivitamine enne vastuse saamist võtab aega 2 päeva või 3 päeva. Ja siis tulid 3 noort inseneri, kes panid püsti vabavaral põhineva süsteemi, masinõppesüsteemi ja ütlesid seda, et andke meile 10 000 eurot, me ostame 3 serverit, me laeme kogu selle info sinna ja 2 nädala pärast te saate vastuse ja te saate vastuse nii, et te tipite sinna ise küsimuse ja te saate umbes minuti poole teise pärast vastuse. Muidugi te võite ette kujutada, mis selles suures korporatiivettevõttes juhtus selle peale. Läks lahti suur sõda, need 3 noort inseneri aeti sealt minema. Selle peale aeti minema ka need mehed, kes seda suurt süsteemi üritasid teha. Ja tegelik tulemus oli see, et umbes aasta pärast oli sellel ettevõttel see masinõppel põhinev süsteem ja need 3 meest, kes sealt ära aeti, umbes pool aastat tagasi müüsid maha oma esimese tehisintellekti ettevõtte edukalt ja on väga edukad ettevõtjad. No, insenerid on nüüd väga kirglikult sõna võtnud inseneriteaduse kaitseks ja ma tahaks Marguse käest küsida, ja meil on keegi saalis on ka küsinud, et kõik ei saa ju insenerid olla, keeled ja kunstid surevad muidu välja, või on need ka keele- ja kunstiinsenerid hoopis, no nimetame ringi. Ma tahaks täpsustada, kui mina oleks gümnasistena ja plaaniks oma haridusteed, siis ma plaaniks 2 kõrgharidust. Ma läheks õpiks kõigepealt inseneriks, just selles järjekorras, ja siis läheks õpiks kunsti. Okei. Margus, kas siin ärade inseneride poolt on tegu sellega, et haamer näeb igal pool naela või? Ma arvan küll vast, jah. Tegelikult ma arvan, et üks valdkond, kus on muudatused tulemata, on meie haridussüsteem. Ja mina isegi, kui ma oleksin noor, siis ma mõtleksin võib-olla 2 või 3 asja peale, mida ma tegelikult õpiksin. Isegi ma ei õpiks niivõrd mingi distsipliini, vaid pigem ma õpiksin loogiliselt mõtlema, mis on seotud ka inseneriharidusega tegelikult, mida minu meelest inseneri õpe tegelikult treenib kogu aeg. Mõelda loogiliselt, leida probleemide lahendusi. Ehk et üks ma tahaks öelda, et probleemide lahendamise oskus oleks väga oluline ja teine asi on kindlasti minu meelest loovus. Sest varem või hiljem masinad tulevad, teevad meie eest musta töö ära, masinad on täna tohutu võimekad, nad suudavad juba praeguski teha tohutu palju analüüse meie eest ära. Aga nad on rumalad selles suhtes, et nad ei tea, mis analüüsi teha. Ja seal on vaja loovust, et inimene ütleks, et ma tahaksin seda asja teha. Et ma arvaksin jah, et võib-olla 2 asja siis, et treenida loovust ja probleemide lahendamise oskust.
sellepärast ma muide seda kunstiharidust silmas pidasingi, et insenerhariduses täna inspiratsiooni osa puudutakse ülikoolis väga vähe. Eks samas selle kunstihariduse puhul, eks ju, väga palju. Ja need kaks asja kokku annavad sellise ideaalse kombinatsiooni, et mulle endal õnn see läbi teha saab täpselt samamoodi, nii et ma räägin praktilisest kogemust. Väga tore. Hans rääkis meil siin enne, puudutas ka julgeoleku teemat ja tõepoolest Eesti nagu riigina on praegu võib-olla on kogu aeg olnud sellises olukorras, kus meie julgeolek tegelikult sõltub kellestki teisest. Me oleme NATO-s ja meie julgeolek väga suures plaanis sõltub sellest, et kas õigel hetkel mingi inimene kirjutab õigele paberile alla või kirjuta. Kas ta võtab selle otsuse, et jah, me kaitseme. Nüüd, kui me läheneks nii, nagu te ütlete, et väga loogiliselt, ratsionaalselt teeks selle ahela tükkideks, Eesti riiki ei ole maailmale vaja. Arvutame välja mingisuguse Eesti panuse GDP või millesse iganes, eks ole, Nobeli preemiad, patendid, kui me läheneme seda inseneriteaduse loogilist radapidi, vahet pole vaja Eesti riiki. Ma võib-olla ütlen kiiresti vahel, et tõesti selles vaatevinklis Eesti on sama sõltumatu nagu Mongoolia. Et mitte midagi sõltub Mongooliast. Aga tegelikult ma ei ole päris nõus, et me oleme ikkagi globaalses maailmas ja me saame liigutada oma mõtteid ja ideid suurde maailma ja ikka meil on päris palju panustada. Ja ma arvan, et me oleme ikkagi selline üks viimased sellised loodusrahvaid, pragmaatilised ja me suudame ikkagi midagi anda suurele maailmale. Ma arvan seda, et see oleks jah, see väide, mida sa tõid, oleks õige sel juhul, kui see asi jaguneks lineaarselt rahva arvuga. Aga tegelikult... Kui kõik oleks siin, kui kõik mõtleks loogiliselt normaalselt ja oleksid insenerid. Samas nad ei mõtle kunagi ühtemoodi, alati on geeniused, alati on neid, kes mõtlevad välja nagu vahvamaid ja ägedamaid asju. Ja me oleme tegelikult siin Eestis oleme õnnelikud, et meil on tegelikult insenere, kes on ägedaid asju välja mõelnud ja meil on ka olnud tegelikult neid heas mõttes kommunikatsiooniinsenere, kes on aidanud maailmale seda teada anda. Ega me muidu ei oleks nii tuntud e-riik maailmas. Ville tahtis ka sõna. Ja elu ei ole ratsionaalne. Kui paljudele teil on isiklik auto? Olete kunagi arvutanud läbi, kas on ratsionaalne? Arvutage, see ei ole ratsionaalne. Ei ole. Absoluutselt mitte. Eriti pärast Taxify ja Uberi tulekut. Kui lihtne on, ta on sul maja ees täpselt sellel ajal. Mitte mingit mõtet ei ole isiklikku autot omada. Tehke 2-3 sõbra peale, ostke üks auto, millega te käite siis seal suvilas, kui teil on. Kui suvilat pole üldse vaja. Aga meil ikkagi on auto. Samal põhjusel, vabandust, kui ma kedagi nüüd solvan, samal põhjusel meil ka Eesti riik. Ja me tegelikult tahame, see on meie otsus. Ja see on meie ja otsus, isegi siis, kui see on ebaratsionaalne, see on meie otsus pingutada ja kulutada rohkem ressursse, et hoida sellist asja üleval. Ja seal on loomulikult väga palju põhjendusi erineva valdkonna inimestel erinevaid, aga see on meie otsus. Ja inimene ei käitu, isegi insener ei käitu ratsionaalselt. See on meie otsus, Ville, muidugi, aga ma viitasin sellele, et kui meie püsimajäämine sõltub täna kellestki teisest, näiteks Ameerika valitsuses istuvad insenerid, mõtlevad loogiliselt, panevad selle Excelisse, no ei tule kokku, ei ole vaja. No ei tahaks nüüd nii kaugele teise teemasse minna, aga võtame näited maailmas, kus väga suured jõud on püüdnud kohalikku iseseisvust jõudu alla suruda ja paljudes kohtades see õnnestunud, aga me vaatame neid kolded, me näeme üle maailma, need on väga palju, kus siiamaani see ei õnnestu. Eestiga on ka olnud siin ajaloos, ju vähemalt 2 seika, kus eestlased on väga tublit hakkama saanud, isegi 3, millest viimane kord saadi lauldes hakkama. Et ma arvan, et see jõud, mis peitub ühes rahvuses tegelikult võib olla täitsa üllatavalt suur, eriti selliste suurjõudude jaoks, kes nagu ratsionaalset põhjendust seal ei näe. Nii et ma ega ei muretseks selle teema üle. Et see on meie enda otsus ja kui vaja, siis saame hakkama küll. Ja see tuleb hästi palju sellest, et meil on ka lisaks emotsioon selle väikse asja peale. Inseneri Excelis ei ole. Kui sa teed emotsiooni nagu rea või? See on nagu kordaja. See emotsioon tuleb ja see tuleb sellest samast, et kui me räägime seda, et autot on mõttetu omada, siis ma ütleks, et purjekat ja mootorratast on veel mõttetum omada, ometi me omame seda. Tähelepanuväärne, et me võrdleme Eesti riiki praegu purjeka ja isikliku auto. Selline väike luksus maailmas nagu Eesti riik. Ma arvan, et siin see vahe tuleb selles, et see, millest sa räägid, ei ole inseneri mõttekäik, see on matemaatiku mõttekäik. Et mul ei ole midagi matemaatikute vastu ja olen ise olnud ka nagu väga lähedal sellele, et minna teoreetilist matemaatikat peale keskkooli õppima.
vaid et see üksüheline seos, ehk siis puhas Exceli otsus on tegelikult matemaatika, et insenerid mõtlevad tegelikult looduses laiemalt, et mõtlevad ka objektide omavahelistele seosetele. Ja Eesti on nagu startup maailmas. Ma siin parandaks, et matemaatikud ma küll ei tahaks olla, et ma olen kohtunud matemaatikuga, kes kasutab väga palju inspiratsiooni, nii et ütleme, see on selline, ütleme, liigselt akadeemiline mineviku vaata matemaatika, millest sina rääkisid, eks? Matemaatikud on väga inspireerivaid. Matemaatikud on ka ära kaitstud. No, nüüd on kõik rahul ja Eesti riik on alles veel praeguse seisuga. Jah. See koht, kus te saate vastata saalist või lavalt esitatavatele küsimustele, on teil kusagil telefonides. Ma ei ole kahjuks täpselt kursis, kus see on. Me panime sinna ühe küsimuse. Ja see küsimus on see, et kas teile tundub või teie arvates on maailmas praeguseks head ajad läbi saanud ja tulemus on keerulised. Ma väga tahaks teada, mis see mõnisada inimest siin saalis selle kohta ütleb. Miks ma tahaks teada, on see, et me võime liikuda blokki, kus me räägime järjekordsest suurest asjast, mida kõik kardavad, see on tehisintellekt ja seal on nagu eestkõnelejaks on saanud see sama Elon Musk, eks ole, kes, nagu ma viitasin, räägib, et AI algatab siin 3. maailmasõda ja on ka vist vähemalt üks eestlane, kui mitte rohkem, on nende hulgas, kes koos Elon Muski ja teiste korüfeedega on alla kirjutanud siis pöördumisele ÜRO poole, et me peaksime maailmas põhimõtteliselt kokku leppima, et tehisintellekt ei tohi nii-öelda vajutada päästikule. Et see peab alati olema inimese otsus, et see on nagu selline tuumarelvade keelustamise lepe või mingi selline suur globaalne lepe, aga seda ei paista nagu kusagilt. Ja me kogu aeg seda müütilise AI kohta loeme ja kuuleme, eks ole, et mida ta jälle on ära õppinud ja siis tulevad välja sellised uudised, et Facebook viimasel hetkel tõmbas juhtme seinast, et enne kui et AI leiutas seal neil mingisuguse oma keele ja hakkas omavahel seal suhtlema, jumal teab, keegi ei saanud üldse arugi, mida nad rääkisid. Et hästi palju keerutatakse sellist tuleviku hirmu ikkagi selle osas üles. Mis teie seisukoht on, kas see negatiivne vaade on põhjendatud või ei ole? Kes tahaks alustada? Ma arvan, et ta on kindlasti kuskilt otsast põhjendatud ja me peame panema nagu eraldi kaalukaussidele selle kasu, mis me sellest tehisintellektist saame ja need ohud, mis sealt tulevad. Seesama näide, mille ma enne tõin, tegelikult see on niisugune selge majanduslik kasu sellest, kui me tehisintellekti juurutame. Teistpidi, jah, kui see tehisintellekt hakkab ise nagu ennast paljundama ja kontrollimatult tegutsema, see on selgelt oht, mida tuleb hoida. Kuidas seda täna nagu ohjes hoida, sellele kindlasti veel vastuseid ei ole. Me oleme loomas midagi, mis on potentsiaalselt väga kasulik, pöördeline inimkonnale, aga potentsiaalselt ka samavõrra ohtlik, nagu tuumapomm. Ja samas me teadsime ka, kui tuumapomm loodi, siis me teadsime, et me ei saa seda kontrollimatult, seda tuumanuppu iga inimese kätte anda ja me oleme suutnud seda enam-vähem kontrollida seda protsessi. Tehisintellekt siiamaani on minu jaoks olnud vähemalt see, et see on tähendada andmeid ja nende andmete poole pöördumist ja sellest tulenevad vastuseid. Ja nüüd esimest korda vist on jõutud sinna maale, et on aru saada, et need andmete mahud on kasvanud juba väga suureks ja nende poole saab pöörduda väga kiiresti ja need saab analüüsida väga kiiresti. Ja see on ehmatanud tõenäoliselt inimesi, et me ei ole aru saanud seda. Aga tehisintellekti mõiste tegelikult, see ei tähenda, et ta oleks tarkus, vaid see on tegelikult, kui lugeda definitsiooni, siis ta tegelikult sõnastan vabalt seda, et see on tegemist kujutletava tarkusega, meil paistab see välja intelligentsena, aga tegelikult on see taga ikkagi selline hästi matemaatiline või selline analüütiline võime. Aga kuna ta nüüd pöördub suurema hulga andmete poole hästi kiiresti ja see taga on tohutu arvutusvõimsused, siis ta kõlab meil ohtlikuna. Ma võiks tuua ühe näite, et ma olen nagu nõus selle väitega, et me peaks seda kartma, sest lähme ajas tagasi, et esimestel autodel käisid ees inimesed punase lipuga. Ja seda selle samal põhjusel, et see on uus tehnoloogiline asi, mis võib kaasa tuua inimeste surma. Me kõik teame, et see nii ongi. Liiklusõnnetustes sureb kõige rohkem inimesi. Kas see on see põhjus, miks me oleme nagu selle tehnoloogilise saavutuse jätnud kõrvale? Ei. Et ma arvan, et eksimusi kindlasti tuleb ja esimesed katsed punast lippu ette kõndima panna ka tehisintellektile kindlasti tehakse. Ühel hetkel see läheb kindlasti vabamaks, aga me kindlasti näeme tagasilööke. Sa võrdlesid seda praegu autodega, et ma pean nüüd küsima, et kas sa ütled
julged otse välja öelda, et jah, AI hakkab, teatud hulk inimesi saab surma, sest me loome AI-d. Jaa, ma arvan küll, et kui täna, ütleme, see IBM-i Watson teeb vähiotsuseid hinnatavalt paremini kui kogenud arst, siis ma olen täiesti kindel, et ta ka ühel hetkel eksib. Samas ta suudab enne ära päästa ilmselt 1000 elut, mida muidu ei suudetaks. Just. Ma korra paluks vahel, et kui me saaksime selle hääletustulemused ekraanile, aga nii kaua ma annan Villele sõna. Mina jagaks selle, minul ei ole hirmu selle tehisintellekti ees ja miks kohe seletan, et see tuleks jagada nagu kaheks ja kuidas. Me vaatame või kõik teadlased samamoodi püüavad siis kopeerida inimolemust siis masinasse ja seda me nimetame tehisintellektiks. Aga inimolemuses on ju väga palju erinevaid tasemeid ja kui me vaatame näiteks, võtame inimese mentaalsuse, meie enda mentaalsuse taseme, mis siis on selline mõtlemisvõime ja mis mineviku baasilt, eks ju, projitseerib ka tulevikku, eks seal ei ole kunagi midagi uut, kes tahab vaielda pärast kohvipausil vaidleme, aga põhimõtteliselt sellel mentaalsel tasemel on tehisintellekt juba loodud. See on see, kes võidab siis male, eks ju, matše, sest ta suudab lühikese aja jooksul kõik minevikku, mis on ta mällu, eks ju, salvestatud, läbi käia. Ja inimesel mälumaht ja see mälu kasutamise kiirus nii ei ole ja sellest tehisintellekt ongi meist juba üle. Kuid inimesel on veel omadused, näiteks nagu taipamine, inspiratsioon, intuitsioon. Head juhid, jätame juhid kõrvale, edukas inimene erineb teisest keskmisest inimesest selle poolest, et ta kasutab need 3 asju rohkem ja teadlikkust ka. Nüüd, kas tehisintellektil tekib iseenese teadlikkus? Kuidas tehisintellektil tekib inspiratsioon? Kas see tekib? Kuidas tekib tal intuitsioon, taipamine? Ja võt sellest saame usu. Kõik need asjad, mis siiamaani, kuidas tehisintellekt on kirjeldatud, on puhas mentaalsuse kopeerimine masinasse ja seda me ei peaks kartma, sest tema suudab ainult minevikku analüüsida paremini ja projitseerida tulevikku, eks ju, siis mineviku analüüsi põhjal otsused. Aga inimene on suudab palju rohkem teha. Nüüd, kui oletame puht teoreetiliselt, et kui keegi hakkaks tegelema sellega, et tehisintellektiga näiteks inspiratsioon, taipamine, intuitsioon sisse programmeerida, siis kahjuks küll läheb nagu suured on Matrixi filmis, kus üks iseenesest teadlik olevus või olend, mis siset on arvutis, vaatab inimkonda, vaatab planeeti Maa, eks, mis on nagu miljardid aastaid vana, siis ta vaatab seda tõesti nagu Matrixi filmis, mäletate, eks ju väga õige dialoog oli seal selle arvutiprogrammi vahel, et see on üks viirus. See on üks planeet Maa mõttes nagu suhteliselt vastik viirus, kes on neid ressursse siin Maa peal lühikese aja jooksul nagu väga hullusti kuritarvitanud. Aga ärge kartke, seda inspiratsiooni, intuitsiooni ja taipamist tegelikult tehisintellekti ei teki. See ei saa niisama tekkida, siiamaani on see tekkinud ainult inimeses. Et kas kunagi loodusseadused niimoodi painduvad, et see tekib ka kuhugi mujale, siis see ei ole meie otsus. Inimene seda teha ei saa. See on minu vaade sellele. Ja niikaua, kuni see on mentaalsuse tasemel ehk mõtlemise tasemel, siis on see üks tehnoloogiline vahend, mida me saame kasutada. Me saame vabalt sinna neid nuppe programmeerida või mitte, eks ju. Ja loomulikult peaks ka vältima siis selle nagu kuritarvitamist ja et me ei oleks liiga eufoorilised selle üle, siis vaatame seda oma inseneri- ja kunstimaailma. Siis kui sa tahad hispaanlasega rääkida, koosolekut pidada, sa saad Google'i translatorit kasutada. Ja see tundub meile tehisintellektina. Pane sinna üks Juhan Viidingu luuletus ja saada see selle hispaanlasele. Sellest ma räägingi, ehk tehisintellektil ilmselt nii pea, kui üldse kunagi, tuleb selline inspiratsioon, et ta suudab kogu kultuuri konteksti aru saades selle tõlkida selliselt Juhan Viidingu luuletuse, et see hispaanlane loeb seda naudinguga. Jah, Tiit, ütle kiire kommentaari, siis ma võtaks meie küsitluse ette. Eelmisel aastal Slushi konverentsil, kahjuks ma nime ei mäleta, aga prantslasest Sigfoxi IoT-võrgu looja tuli välja hoopis huvitava ideega, et me inimesed olemegi kõik tehisintellekt ja tema loob seda globaalset võrku selleks, et me suudaksime
piisavalt nagu kiirata siit maailmast välja ja päris maailma vaatama hakata. Nii et ka niipidi võib mõelda. Õige tableti võtta. Nii, 30-70 oli see meie küsitluse tulemus ja ma pean tunnistama, kas te nägite seda või ma... Jaa. Ei näinud. Sina ei näinud üle. Ühesõnaga 30% küsimus oli, kas head ajad on maailmas läbi saamas ja järgnevad keerulised nähtavas tulevikus. 30% ütles jah, 70% ütles ei. Ja ma pean tunnistama, et mina olen üllatunud, sest mina oleks eeldanud vastupidist mentaalsust. Kas keegi on veel üllatunud peale minu või ei ole? Ivo? Pigem ei ole üllatunud selles mõttes, et ma arvan, et me täna ikka mõtleme oma loomusest lähtuvalt pigem lühiajalises perspektiivis ja kõik täna pigem loeme ju seda, et tundub, et majandus rokib, et kus need halvad ajad siin on, et tahaks, kogu aeg on olnud nagu see äng, et tahaks nagu, et oleks hästi, et mis mõttes ma hakkan nüüd uskuma, et jääbki äng. Mina arvan seda, et head ajad on alles ees, aga see, et meil muudatuste vahel antakse aega hinge tõmmata, need ajad on küll läbi. Ehk see muutumise kiirus ja tempo, et see on, kerib lõputult üles. Me panin ühe teisi küsimuse ka, et vahetame küsimuse ära. Vaatame siis, kas see publiku tehnooptimism jätkub. Küsimus on selles, et kunas teie arvates tulevad isesõitvad autod. Et see pannakse teile sinna millalgi ette. Aga jah, Ville? Head ja halvad ajad. Mina olen rahul selle tulemusega. Ma oleks umbes sellist ennustanudki, see oleks võinud enne küsida muidugi. Aga tegelikult, kui te vastasite, siis suure tõenäosusega te jätsite emotsioonid kõrvale. Ja see, miks meil tundub see elu hea, siis tegelikult see ei ole hea halva skaala, vaid seda on huvitav, on ju nii? Elu läheb ju kogu aeg huvitavamaks. Ja kui sa jätad need tagasilöögi negatiivsed emotsioonid kõrvale, siis isegi need situatsioonid on läinud huvitavamaks, on ju? Väljakutsed on aina lahedamad, aina keerulisemad lahendada, aga nad arendavad meid. Ja sellepärast tegelikult me olemegi optimistid, vaatame tulevikku optimistlikult. Ja nii tulebki teha. Emotsioonid tulebki kõrvale jätta. Publiku küsimus Villele, mis on teie nägemus AI 10 aasta pärast? Ma usun seda, et see on päris mitmesse eluvaldkonda sisse tulnud. Seal, kus selline ratsionaalne mineviku analüüs on vajalik, mis siis mängib välja läbi kõik erinevad stsenaariumid, eks ju, kuidas varem on juhtunud alates mingitest tootmismasinatest kuni autodeni välja ja selle poolest ta ongi parem. Ehk mõtlemise kiirus inimese mentaalsusega võrreldes on tal parem. Teiselt poolt, seda teist poolt, mida ma siis puudutasin, ehk inspiratsiooni, intuitsiooni, taiplikkuse, teadlikkuse, eneseteadlikkuse kandumine masinasse. Võt see on hästi huvitav teema. Mulle tundub, et see on üldse võimatu, aga kui keegi sellega hakkab tegelema, siis seda oleks huvitav jälgida ja võt see on ohtlik. Aga siiamaani, nii palju kui mina neid olen lugenud või ennast kursis hoidnud, siis enamasti tegeletakse selle esimese poolega ja isegi, kuulge, läheme arsti juurde, siis isegi psühhiaatrid ei jaga täna väga selgelt neid kahte inimolemused nagu tasandit eraldi, vaid vaadatakse ühes tükis, nii et selles osas läheb ka elu huvitavamaks. Nii et ühelt poolt see tuleb kiiremini, kui me arvame ja varsti on ta meil selles samas nutitelefonis, autos igal pool, nii et ta töötab isegi märkamatult ja me arvame sellega väga kiiresti ära, siis see on meie lihtne abimees ja teiselt poolt see keerulisem teema, see kus inimolemus tegelikult kus on oht, et ta üle võetaks, siis see ma arvan, et see hääbub, sest ei ole ühtegi märki sellest, et inimene saaks mõjutada seda, kuidas eneseteadus kuskil tekib. Hääletage siis meie küsimust, me tahaks väga huviga seda ka varsti vaadata. Punastest lippudest rääkides, mis on teie jaoks, te olete väga targad inimesed tehnoloogia valdkonnas, mis on need ohumärgid, mida te julgete välja öelda, et mida peaks jälgima, et tõesti, et see AI asi võib hakata kontrolli alt välja minema. Mis uudis on see, kus te hommikul mõtlete, et sa pagan? Minu jaoks need ohumärgid on ikka selle inimese poole peal. Et kui näiteks selle sama madalama ehk mentaalsuse tehisintellektil hakatakse tõesti delegeerima olulisi otsuseid, eks see on tõesti ohumärk. Millist tüüpi otsuseid sa mõtled? Kas see, mis ravi mulle teha või? No näiteks seda, et kui ma tahan punktist A punkti B minna, siis mu isesõitev auto viib mind sinna, see on arusaadav, eks, aga me kõik oleme avastanud ennast näiteks laupäeval hommikul autoroolis istudes, et kui me mõtleme muudel asjadel, peame mõtted täis, et me hakkame tööle sõitma. On juhtunud teil? Et tegelikult sinu alateadus hakkab töötama täpselt nagu see tehisintellekt, see madalama taseme tehisintellekt ja viib sinna, kus ta, kuna sa iga hommik oled läinud ja kuna teadlus oli kuskil mujal, käsku ei antud, siis ta tegi seda patternit. Ehk võt seda
see on see ohukoht, kui me hakkame delegeerima neid otsuseid, mis tegelikult me peaks ise teadlikult tegema. See, kus me täidame rutiini, selle võib vabalt ära delegeerida 100%. Ja vot selle koha peal, kui inimesed ei ole ise piisavalt teadlikult sellest, mida nad teevad teadlikult ja mida nad teevad alateadlikult, vot see on see ohukoht. Seda ma hästi jälgiks. Aga Facebooki kasutades, ma vaatan seda teise poole pealt, on see aeg ammu käes. Muidugi. Meid tõmmatakse sinna niimoodi sisse, me ei saa aru ka. Istud seal 6 tundi ööpäevast täiesti alateadlikult, mitte tehnoloogia juhid. Mitte Facebooki, vaid igat asja tehes. Näiteks, kui sa oled keskendunud oma tegevusele, mille sa oled otsustanud teadlikult teha ja keegi koputab uksele, ma ei sega sind, Ville, sa praegu keskendud. Siis uuringute järgi me oleme kaotanud 20–25 minutit keskendumise mõttes, enne kui me saavutame sama keskendumise uuesti. Kes seda tegi? Kas see, kes koputas? Ei teinud. Sa ise tegid seda, sa ise viisid oma keskendumiselt teadlikkuse sinna, kes koputas ja siis kohe püüdsid tagasi viia. Ehk me ei oska seda teha. Vot need on need ohukohad hoopis, ehk inimese poolel, mitte seal tehise maailma poolel ehk väljaspool. Samas õnneks või õnnetuseks on see intellekt seal Facebookis küllaltki madal. Mulle hiljaaegu üks sõber rääkis loo, et kuidas ta oli ühest online keskkonnast tellinud matusepärja. Ja ta ütles, et nüüd juba 3 aastat peale seda talle lolli järjekindlusega iga 2 nädala tagant pakutakse uut pärga. Jaa, aga teistpidi jällegi uuringud ütlevad, et keskmine lääne inimene tarbib täna contenti kaugelt üle 10 tunni ööpäevas. See on haige number ju. See on nagu, see ei ole lineaarne, aga me teeme paljusid asju korraga, eks ole, praegu me ka siin tarbime igasugust contenti. No aga teeme selle sinu laagri ära siis. Ei, ma lihtsalt ütlen, et me oleme, kuna me oleme majandusmudeli, oleme andnud, ärimudel on see, et kõik on tasuta, siis mille arvelt on tasuta, selle arvelt, et sa seda vahiks. Ja ega me ei tasu ju arvata, eks ole, et Facebook või mingisugused teised firmad tahaksid, ma ei tea, mulle või Villele või Margusele head ja laiemalt nagu kogu rahvale, vaid nad tahavad, et me seda asja vaataks ja kogu see asi on optimeeritud sinna peale, et me vaataks. Ja jah, need algoritmid ei ole väga head, aga nad on piisavalt head, et meiesugused ussikesed lihtsalt ära lollitada. Ma arvan, et ühel hetkel tekib küllastus. Ja siin on hea näide, on tegelikult meie siuke traditsiooniline reklaamimaailm. Ehk see, kuhu me oleme täna jõudnud televisioonis, kus kui me vaatame head James Bondi filmi, siis meil on 15 minutit filmi, 15 minutit reklaamipausi, siis on 15 minutit ettevalmistust järgmiseks reklaamipausiks ja jälle reklaamipaus. Inimesed lihtsalt kerivad välja, kasutatakse tegelikult uusi tehnoloogiaid selleks, et seda suurt info-hulka, mida talle jõuga peale surutakse, sellest tegelikult eemale tõmmata. See küllastuse efekt tekib üsna varsti. Jah, ma just lugesin eile või üleeile ühte blogi ja selle blogi artikli mõte oli selles, et olla tänapäeva maailmas edukas, sa pead astuma sellest mängust välja, et sa ei pea jälgima Facebooki, et toodi näide, et kõik edukad inimesed tegelikult ei kasuta Facebooki või nad kasutavad minimaalselt või on kehtestanud reeglid. Ja seal siis öeldi ühe hetkel väga selgelt välja, et selle asemel tulla hommikul tööle ja panna meiliprogramme tööle ja hakata seal meiliprogrammis kogu päev otsa võimlema ja vastama ja kommunikeerima, et tuleb kõigepealt teha oma töö ära, siis vaadata meilid ära, siis teed jälle tööd, mis on vaja tegelikult teha on ja siis õhtul vaatad veel kord meile üle. Ja ma arvan, et see tegelikult on õige, et me peame ise dikteerima või me peaksime astuma ise mängust välja ja aru saama, et see on mäng. See on mäng, et püüda meie tähelepanu, meil ei midagi müüa, meil ei midagi pakkuda, meil ei midagi näidata, aga me ei pea selles osalema, see on meie enda vaba valik. See mäng on lihtsalt atraktiivsem kui tänu selle tehnoloogiale, kui ta varem oli. Eks? Et kui varem oli see igal pool mujal ja see polnud sul nii ees, siis nüüd on nii lihtne tarbida. Tegelikult ainuke muutus saab toimuda jälle inimese teadlikkuses, kui ta teadlikkus saab aru, et ma kulutangi sinna 10 tundi, vaatab, mis ta sellest kasu saab ja siis ta teeb oma otsused ja teadlikult järgib ka seda. Nii kui ta laseb selle lõdvaks, nii ta avastab jälle, et jälle läks päev, kus ma olin jälle 10 tundi. Et see on jällegi meie sees see, et me ei saa oodata, et tuleb uus tehnoloogia, mis äratab osa inimesi üles. Ei, inimesed peavad ise ärkama. Eks see on nagu indiaanlastele tutvustati, eks ju, alkoholi. Me teame, mis sellega juhtus. Siiamaani on see näha, eks ju, nii Kanadas kui Ameerikas. Eks see oli justkui põhimõtteliselt nagu uus tehnoloogia, millega see kultuur ei olnud harjunud ja seda kuritarvitati. Ja meedia, eks ju, see nii-öelda nutiseadmete tõttu meedia ja kõik see uus info ja uudised ja nende fabritseerimine on samamoodi selline, millega me tegelikult justkui kultuuriliselt ei ole veel valmis ja praegu toimub selline kohanemine. Eks, ja osad muutuvad alkohoolikuteks ja surevad välja, osad jäävad ellu. Kuidas teie arvates inimesed käituksid, kui Eestis oleks iga 200 meetri tagant McDonaldsi restoran, kus toit oleks tasuta?
24/7. Ma mõtlen tõsiselt, et ma olen ise mõelnud selle üle, ma ei tea, mul ei ole vastust, aga ma ei ole väga optimistlik. Ma arvan, et kodudes sellised gurmee koosviibimised ja koos kokkamised läheks hästi populaarseks. Ma just tahtsin sama öelda, et ma arvan, et trend on see, et kõik, mis on tasuta, et sellest hakatakse nagu eemal hoidma. Selles suhtes ma olen pessimistlik, ma arvan, et põhimõtteliselt ühiskond jaguneb 2. Osad teevad seda, mida sina ütlesid, aga osad lähevad seda järjekordades. Vana hea 80-20, jah? Vaatame seda graafikut siis ka. Ma olen väga optimistlike inimeste seltskonda sattunud, mul on hea meel, mul tuleb täna hea päev. Et kui kiiresti siis need isesõitvad autod jõuavad, see meil siin selja taga oli ja mulle tundus, et kui ma nüüd õigesti mäletan, siis peaaegu pool vastanutest arvas, et nad jõuavad, mis seal oli, 3-5 aastat vist või? Jah, 5-6 on, nüüd on protsendid natuke muutunud, nüüd on pessimistlikumaks läinud, aga ütleme siiski üle poole inimestest arvab, et lähema 6 aasta jooksul on see asi meil kohal. Mis te arvate, on kohal või ei ole? Te olete paneelis. Mina kohe hea meelega arvan, et selle aasta jaanuaris sõlmisin kihlveo, et kuna ma elan pisut linnast väljas, Jõelähtmel, siis sõlmisin ühe sõbraga kihlveo, ta ütles, et ei ole midagi, 6-7 aasta pärast ootab sind ees siis autojuhi töö, et näed, ma elan siin vanalinnas, et mul läheb laps ise kooli ja siis ma sõlmisin aga kihlveo, et 1. septembril 2023 läheb mul poiss kooli isesõitva autoga. Et ma olen ka selle seltskonna sees siin kindlasti, kes nagu ütlevad, et see tuleb pigem varem kui hiljem. Kas keegi siit paneelist 1/4 on sellest teise poole peal? 10 aastat või rohkem? Ma arvan, et umbes 10 aastat võiks see olla ja miks? Ma arvan, et aga vaata küsimust, mitme aasta pärast saabud teie arvast täielikult isesõitvad autod? No, esimesed autod ikkagi 2-3 aasta pärast. Küsimus see, et kas see nupp on sisse lüütud või mitte, eks ju, see auto on täna olemas juba. Need autod on täna tegelikult ka juba masstoodangus olemas. Ma just hiljaaegu reklaami teha ei tohi, aga ühe Saksa autotööstuse uut autot nägin, mis tegelikult on võimeline sõitma. Aga kuna ta on testimata, kuna meil ei ole reegleid, siis tegelikult aga müügil on üks auto, mida juba saab osta, millel on see lihtsalt välja lüütatud, eks ju, mille sisse lüütam toimub kohe siis, kui see siis legaalne ruum, eks ju, seda lubab. Aga ma arvan, et need reeglid ja see usaldus, et see võib küll umbes 10 aastat aega võtta. Ma arvan, et jah, see on ühiskondliku kokkuleppe küsimus, et kui me ütleme, et laseme täna ta liiklusesse ja meie, ütleme, surmade arv liikluses jääb samaks või langeb, siis see otsustab kiiremini. Aga täna kõik kardavad, et see võib tulla natuke rohkem, et siis ärme laseme, las nad arenevad, las nad saavad targemaks, las meie GPS-süsteemid lähevad paremaks, las see info hulk läheb paremaks. Aga kui ta jõuab sellest ühiskondliku kokkuleppe piirist allapoole, Eestis on täna, ma ei tea, ütlen huupi, 80-90 surma aastas, kui ta näiteks öeldakse, et isesõitvad autod tähendavad maailmas umbes, või tähendab Eestis umbes 20 liiklusõnnetust aastas, tõenäoliselt oleks roheline tuli, palju kiiremini liiguksid asjad. Nii, meil oli enne siin rohkem küsimusi, kas me saame need vanad küsimused ka tagasi, seal oli väga põnevaid küsimusi. Vahepeal, ootame siis, küsimusi oli selle kohta, et kas ei ole nii, et te räägite, et AI käes ei ole täna olulisi otsuseid, aga et tegelikult ju on, et kas ei ole nii, et mingi algoritm otsustab, kas sa näiteks saad laenu või ei saa. Mismoodi ja kus sa järgmised 30 aastat elad? Aga see ei ole AI. Seda ma ei nimetaks AI-ks, sest tegelikult see algoritm, eks ju, tõstab sul lihtsalt seal Exceli tabelis, eks ju, mingi sellest punasest joonest kas ühel poole või teisel poole. Et see on tegelikult see lihtsalt inimestel, eks selle analüütikutele selle otsuse tegemisega lihtsalt varem rohkem aega, nad lihtsalt kasutavad seda filtrit esimeseks läbitöötamiseks. Ja see, et sul on nagu, kas sul, ma ei tea, ükski sinuga seotud firma ei ole maksuametile võlgu ja veel mingid asjad, et need on kohe punane ja välistav, mis tehisintellekt see on? Kuidas muudab tehnoloogiline areng teie arvates varade jaotust maailmas, kui ma täna olen endale kõhualuse kokku kraapinud? Kas bitcoinide ja arvutite ja kõige muu tulemusena on see siis alles, kui ma pensionile lähen või kui mu laps peab ülikooli minema või mitte? Mida me mõtleme varade all, et autodest me juba rääkisime, et tõenäoliselt auto kui vara tõepoolest... See on kulu, see on puhas kulu. See on puhas kulu koht, on ju, et ma arvan, et inimesed selliste subjektiivsete olenditena ei loobu oma nagu kinnisvarast. Aga
üldine selline kapitali akumuleeritus, et kas see suureneb, et see on tõenäoliselt see küsimus, et kas siis no, et kas, ma arvan, et selle taga võib mõista ka seda, et kas raha kui selline, mida me täna tunneme rahana, on alles või on seal mingisugune, see on mingis ahelas, mingis pilves kuskil midagi? Aga me räägime ju, kui me räägime Bitcoinist, me räägime ainult raha vormi muutusest ja see on läbi aegade ju muutunud. Oli ta kuld ja kunagi Aafrika mandril olid värvilised klaasikillud ja see, et see vorm muutub elektroonseks, see minu meelest ei ole vara ümberjagamine. Minu arust me oleme praegu sellises situatsioonis, nagu kuskil 60-ndatel oleks siin konverentsil keegi rääkinud, et paari aasta pärast Ameerika võtab dollari tagant kulla tagatis ära. Eks siis oleks mis siis saab, on ju. Et tegelikult me praegu räägime Bitcoinis samamoodi, aga see juhtis tagant järgi, eks ju, seda me ei teadnud ette. Nüüd me näeme neid protsesse ette, et see lihtsalt on üks selline reform, mis stabiliseerub ja suure tõenäosusega neid ühikud, nii nagu on täna erinevad valuutasid, on need eri maksevahendid tulevikus lihtsalt rohkem, aga see kindlasti stabiliseerub. Et see ei ole nii suur vahe nagu praegu, et kõik tavavaluutad on nagu see konservatiivne ja saad uskuda sellest, et kurss muutub seal võib-olla 5-10% ja Bitcoin on siuke nagu paneb üles alla, et ma ei ole see gambler, ma sinna ei lähe. Et need ühtlustuvad kindlasti. Aga need saab kindlasti olema rohkem kui täna. Jah. Vana hea küsimus, mida teeb inimene siis, kui automatiseerimine jõuab kõrgpunkti? Kas me teeme 2-3 päevaseid, kas 2-3 tunniseid tööpäevi või 2-3 päevaseid töönädalaid? Ma arvan, kõige lihtsam, lähme tagasi ajalukku ja vaatame vana Kreekat. Selle ju tehti automatiseerimine läbi orjad ära, ehk et väga suur osa inimkonnast ju vabanes, orjad tegid selle põhise töö ära ja siis tuleb nüüd meil hinnata, et kas see oli hea aeg, oli see kuldne aeg, kas me tahame seda aega või mitte, aga vastus peitub ajaloos, ma arvan. Veel üks huvitav küsimus, kas need 30%, kes ütlesid, et jah, asjad lähevad halvemaks, et kas need on lihtsalt pessimistid ja ei aita meie üldisele arengule kaasa ja tuleks nagu, see on publikust tulnud, ma ise ei mõelnud seda välja, keegi teist küsis seda. Sel küsimuste esitamisel tegelikult on alati vaja vaadata vastaja tausta. Kui oleks 4 silma all vestlus, siis saaks aru, mida ta mõtles. Kui ta mõtles oma hea-halva skaalal, eks ja seda, et ta tahab nad vallandada, ma võin öelda, siin küsimus on selline. Et stress kasvab, siis osad vastasid selle baasil, et jah, stress on kasvanud, aga tegelikult, kui nüüd oleks see täpsustus, mis me siin rääkisime, paljud saalis noogutasid, et elu läheb aina huvitavamaks, eks ju, siis ta oleks võib-olla korrigeerinud oma vastust. Et tegelikult selles skaalas, eks ju, on ta optimist, et ta on rahul. Aga seda ma küll ennustaks, et inimese teadlikkuse järgi lõhenemine läheb suuremaks. Et praegu me oleme selline nagu hallis udus, et osad on edukad, osad ei ole edukad, osad saavad hakkama, ei saa hakkama. Kõik saavad juba aru, et raha ei ole küsimus, eks ju. Ja milles on siis küsimus? Kas perekonnas, geenides, milles? Siis mina usun, et see on teadlikkuse kasutamine. Ja neid õpetusi ja ütleme treeninguid, kus osad inimesed hakkavad seda teadlikult arendama ja teised mitte ja seda juba teevad osad koolid, kogu Briti valitsus võttis vastu juba 3 aastat tagasi otsuse Mindful Nation, ehk siis nemad, ma ei tea, kas nad sellepärast ka Brexiti tegid, aga see juhtus just vahetud muide enne seda, kui nad otsuseid, mine tea, siis see teadlikkuse teema on selline, mis hakkab riike ja ka inimesi nagu rohkem eristama. Et ühel hetkel kõikidel personalijuhtidel saab olema see, et teadlikkuse testi sellele uuele kandidaadile vaata, kui palju ta oma elus teadlikkust kasutab. Ja vot see on üks siuke murde koht. Osade jaoks on see nii abstraktne teema, et ta saa üldse pihta. Teised on seda kogu aeg kasutanud, aga ilma teadmata. Ja vot seal tekib selline, seal ma ennustan küll, et tekib siuke suur lõhestumine ja lõhestumised ei ole kunagi head, et need tekitavad sellist vastuolu. Meie paneeli aeg on läbi, aga ma tahaksin lõpetada positiivse noodiga. Meil oli üldse väga positiivne paneel, väga keeruliste teemadena. Siin vahepeal oli üks küsimus, et mis olid need hirmud, millest me tahtsime rääkida ja me tegelikult, siis nimetan need ka ära, et te saite aru, et me ei võtnud need niimoodi loogiliselt läbi, et nüüd üks ja teine, vaid küsimused olid, et mis saab maailmast, mis saab minu ärist, mis saab minust ja minu lähedastest ja lastest ja mis saab minu varast. Aga ma tahtsin, see positiivne noot on see, et kui siin paneelis, ja see on see nagu if, mitte when, keegi on mõelnud, et kas ta ikka on arvamusliider, siis ma juhiks tähelepanu, et pärast teie vastuseid, teie optimistlikke vastuseid isesõitvate autode osas
on publik muutunud drastiliselt optimistlikumaks. Ja protsendid on väga palju kaldu sinnapoole, kus teie ütlesite, et nii on. Nii et me saame lõpetada selle paneeli siis tõdemusega, et me oleme teinud oma tööd hästi, inimesed on optimistlikult meelestatud ja meie arvamusel on väga suur kaal. Ja, Ville? Ma ütleks ühe lause hirmu kohta ka, me pidime hirmust rääkima. Et kui me oleme siin hirmutanud, eks ju, ja hirmudest rääkinud, siis inimesed, kes siin saalis on, mõelge korra selle peale, et mida hirm on teiega teinud. Et kui te vaatate enda pere ja kas ka töö juures, kui on raske situatsioon, siis osad inimesi hirm paneb nagu rohkem tegutsema, ta annab energiat juurde. Eks minge öösel välja jalutama, panete tähele, kõik pilt on selge, iga väike krõps, kõik on üli, maailm on nagu millimeeter paberil. Vot see on hirmu positiivne osa. Ja need, kes on edukad, keskenduvad sellele osale. Ja hirmul on ka üks paralüseeriv osa, mis kangestab, paneb jooksma, mitte midagi tegema. Siis osadel inimestel hirm tekitab seda. Siis teil juba see töötab nii, ehk õigesti. Et kultiveerige seda. Ja kui te teadlikult seda nii vaatate, siis te saate seda aina paremini kasutada. Hirm on tegelikult väga hea kaaslane, kui ta on doseeritud õigesti ja õigesti kasutatud. Kui sa lähed nende negatiivsete emotsioonide kaasa, mis seal kaasnevad, siis sa lähed auku. Hirm on vajalik ja aitab meid edasi. Aitäh ja aitäh publikule, aitäh paneelile. Aitäh. Henrik, kas sa korra jääd eeskõnelejana siia veel, üks asi vajab väikest viisi klaarimist. Te siin ülistasite toredasti seda huvitavat elu, aga mulle meenus üks vana hea Hiina ütlemine. Oled sa kuulnud ühest toredast Hiina ütlemisest? See on needus, et sa elaksid võimalikult huvitaval ajal. Ja. Oled kuulnud, jah? See lause mõte on tegelikult jube kihvt. Ma olen täiesti kindel, et see inimkond, kes siin saalis on sügavas kreenis. Nad on kallutatud mingisuguse tõesti huvitava elu poole ja näevad sealt võimalusi, aga kui me vaatame, mis meil ühiskonnast vastu vaatab, siis võib-olla seal on just muutuste ees meeletu hirm. Kas see tehisintellekt on äkki poisike selle hirmu kõrval, mis meile vaatab väikestest ja suurtest ühiskondadest lõhenemise näol vastu? Jah, sellepärast mul oli ka hea meel, et need meie protsendid siin ei olnud nagu viimasel ajal on moeks, et kui on väga keeruline küsimus, siis ühiskond vastab kohe laksti 50-50 ja katsu siis aru saada, et kumba pidi teha. Meil oli selge 70-30, aga see on laiem probleem, jah, sellega ma olen küll nõus, et see selline väga pooleks minemine tuleb kuidagi ära lahendada. Nii et 80-20 hakkab väikselt ajalukku minema. See oleks mõnus ikkagi. Siis on see üheselt aru saada, mida teha. Et sul ei ole rahulolematuid mitte teine pool, vaid ainult 20. Ville andis siin lahkelt soovitusi ka, et mingi inseneeriat õppima, aga olles nüüd ka rääkinud vastuvõtukomisjonidega, siis absoluutselt üks tendents tuleb noorte tudengite poolt välja ja esile. See on see, et noored inimesed täiesti süvenematud, nad ei suuda mitte kuhugi murduda enam, nad ei saa mitte millestki aru. No kus need insenerid tulevad sealt? Muide, meil on, kui me siin juba moodsatest asjadest räägime, et siis ega tegelikult ei tasu alahinnata ka, ma arvan, selliste miljonite noorte sisetunnet. Et kui siin me istume laval, eks ole, oleme vanad ja targad ja ütleme, et minge kõik inseneri-teadusi õppima ja selle peale kõik noored miski pärast otsustavad, et ei, me läheme hoopis klassikalise kirjanduse ja hispaania keele kursustele. Siis äkki seal on midagi, ma ei tea. Muide, kas sa tead, millistel erialadel sisse astunud intellektuaalsed võimed on kõige madalamad? Ei tea. Tallinna Ülikoolist mulle öeldi, kes siin saalis on keegi, kes arvab ära. Häbilugu, ma ütlen ette. Pedagoogiline suund. Need on need inimesed, kes homme hakkavad õpetama meid. Hää küll, ma ei piina sind, tegid tubli töö. Aitäh. Henrik.